Hei armas, Raama siin, Katrin ka. Vau. Kus me oleme sinuga, armas? Me oleme ühes järjekordselt, saame öelda, võimsaimas hetkes meie kui inimkonna ajaloos sinuga, mida meil on au kogeda ja läbida, tunnistada. Ja sa nägid, me olime juba suunatud eelnevalt siia, et võtta välja see pilt. Aga mitte sellest pildist ei taha ma praegu alustada, vaid see kinnitab kõike seda, kus me oleme ja mida me oleme suunatud sinuga jagama. Me oleme portaalis järjekordses. Milline on see tänane portaal? Hingame, armas. Võta endale kuuma vett, sooja vett, teed, mida iganes sa tahad. Ma just kallasin omale kuuma vee. Nii. Üks tähelepanek, et ma pean siia uue küünla panema. See jõudis just ära kustuda. See on jälle meile märk. Ma panin siin just küünla põlema, ennem kui ma hakkasin, siis veel see põles ja nüüd vahepeal jõudis see ära kustuda. Ja ta on meil tagasi. No nii, kellad löövad ja meie hingame sinuga, eks ju, tuleme siia kohale ja hingame. Ja toome ennast siia sellesse väga võimsasse energiasse. Isegi kui sa seda hiljem vaatad, ära muretse. Sa läbid seda energia välja praegu meiega koos, sest me oleme 303 2026. See on siis 3. märts 2026 ja täiskuu, Neitsis, verekuu, mille energiat me tunneme täna tegelikult 5 tunni jooksul lausa. See on väga pikk, see on täiskuu varjutus, mis on meist teisel pool maakera, mis ei tähenda, et meie teda ei tunne. Me ei näe teda, sest meie jaoks on see ju päev ja algas ta tegelikult siis juba 3:11 ja kestab kuni 4:30. Jah, nii et 5 tundi tõesti on see kuuvarjutus, see, mis suleb selle varjutuste koridori, selle suure karma koridori siis. Ja mida ta tahab meile öelda? Mida tahab meile öelda see 33 siia? See on üks meisternumber. See on ka peegelnumber 3 ja 3, eks ju. See on seotud meie kolmainsusega, see on seotud jumaliku ajastusega, see on seotud tingimusteta armastusega, 3 ja 3 kokku on 6. See on seotud südamete avanemisega. See on seotud teadvuse tõusuga järgmisele tasandile. 33, see Christ consciousness, see Kristus teadvustasand. See on see, kuhu me inimkonnaga liigume. Kõik need, kes ärkamas on ja ka need, kes ülestõusu teele on asunud. See puudutab kõikide teadvusnihet, kogu planeedi teadvusnihet ja inimkonna teadvusnihet. See on see ümbersünd. Mul on täna arvuti ees, kuna ma olen siia kirjutanud paari päeva jooksul päris mitu asja, kuna magada ei saa, mis kõik on omakorda sellega seotud. Meil oli 28. veebruar planeetide paraad. Meil on väga palju juurde voolavat kosmilist energiat. Kõik see, mis toetab meie ümbersündi. Aasta tagasi lükati meid sellesse ümbersünni
projekti, eks ju, sellest me rääkisime sulle kuu loomise portaalis. Aga see, kus me oleme nüüd sellest kookonist välja tulemas. Mis siin toimub? Ei tea. Me oleme sellest kookonist välja tulemas ja tiibu sirutama hakkamas. See on see resurrection, see on see ümbersünd, see uueks loomine, uueks sündimine. Väga hästi, eks ju, Raama on kirjeldanud ennem, et maaema on sünnitusprotsessis juba 2 aastat ja järjest alustab käivitamist, seda sünnituse käivitamist. Ja toon siia Selena näite, mis nii hästi kõlab, mille ta pani üles, ei mäletagi nüüd, kas eile või täna või? Kõik on, ajamõõdet enam ei ole olemas. On lihtsalt see, et ma märkan, ma teen seda, mida ma olen juhatatud. Kuulan seda keha, sest enam ei juhi meid ei juhi meie programm, meid juhib meie keha. Ja sama on selle keha kütusega. Ei juhi enam meie soovid, teadmised, vaid see, mida keha ütleb, seda ta saab. See puhas keha, see, keda saab usaldada. Mitte see keha, kes ütleb, et anna mulle kommi. Meil ei ole enam seda keha. Me oleme juba sellest staadiumist väljas. Meil ei ole ühtegi isu, vaid meil on väga teadlik kütuse tarbimine. Samamoodi on teadlik arusaamine, et kõik need muutused annavad keha poolt märku. Seesama öine ülesärkamine. Väga paljud teist ei maga praegu öösiti, eks ju. Mõnel on raske õhtul magama jääda, teine jääb väga kergelt, palju varem. Kõik kehad on erinevates kohtades. Meil toimuvad suured häälestused, aktivatsioonid. Me oleme seda sulle rääkinud möödunud aastaringid, kus me oleme koos seda teed käinud. Nii nagu kuu alguse portaalis Raama juhatas sind üle kuulama Vikerkaare silla lülitusi, et sa teadvustaksid rohkem, mis, kuidas, milleks meiega toimub, siis samamoodi kõik need viimase aasta jooksul tehtud meditatsioonid, eelnevalt tehtud meditatsioonid, nad on tulnud ajatust aegruumist ja nad töötavad alati siis, kui sul on abi vaja. Me ise oleme tihtipeale suunatud kuulama omaenda koostatud materjale. Vahel võib tunduda see imelik, eks ju, aga see on kõik põhjusega, ka meie võtame sealt selle informatsiooni vastu. Sest et kui me oleme sulle edastamas informatsiooni, nii nagu praegu, siis jaa, vahetevahel ma tean täpselt, mida me räägime. Vahetevahel ma enam ei mäleta, mida me räägime. Ja tead mis? Kui me oleme liikunud selles aegruumis edasi, siis see eelnevalt edastatud informatsioon, näiteks aastatagune, mida ta suunas meid täna hommikul kuulama, see ei ole tehtud portaalis 3.3. See on salvestatud 1. märtsi õhtul üllatuslugemine ja jagatud seal hetkes olevat informatsiooni, mida me pidime edastama. See on täpselt see aeg, kus oli eelmise aasta planeetide paraad. Ei olnud seotud kuu seisuga, vaid oli informatsiooni edastamine ja lugemine. Kuula. See kõlab väga ka sellesse hetke, kus me oleme sinuga siin ja praegu. See räägib sellest samast meie keha muutusest, maailma muutusest. Meie kuu särab praegu Neitsis. Neitsis oli möödunud aasta jooksul kuu mitmeid kordi ja on ka
järgmisel aastal, 27. aastal. Aga sellist verekuu seisu ei ole meil järgneva, millal see oli nüüd see järgmine? Väga pikk aeg igal juhul, millal ei ole. Kas oli 29. aastal või? 2,5 aastat. Vähemalt ei ole meil sellist seisu, nagu meil täna on see kuuvarjutuse seis, see verekuu seis. Miks ta on siis nii eriline? Jällegi, teda on väga eriliseks tõstetud juba aegade kaugustest. Ja kui me mõtleme selle sõna peale, verekuu, mis see meile kõigepealt kangastab? See kangastab seda, et see on punane, eks ju, punane kuu. Punane kuu tekib maa ja päikese valguse mängust, kus kuu ju peegeldab päikese valgust ja kui maa tuleb ette, siis sinna jõuavad ainult need punased kiired ja ta peegeldab neid. Mida täiskuu meile üldse alati peegeldab? Näitab meile neid varje. Aitab meil lahti lasta oma varju külgi. See verekuu lõpetab varjude mängu. See on see hetk, kus me tuleme kõik välja tões. Kus lõpeb ära kõik see teesklus. Seda me oleme juba rääkinud sulle. Ütleme viimase poole aasta jooksul, eks ju, kus on neid ettevalmistusi, neid karmadest läbi tulemisi, neid parandamisi, kus siin Skorpion aitas kõike seda endaga tööd teha. Me oleme palju suuremas kerguses tänaseks. Vaata tagasi korra sinna sügisesse. Vaata, mis teemadega sa siis tegelesid. Kuidas oled sina selles protsessis muutunud? Me oleme selles hetkes, kus see ümbersünd on aktiveeritud. Nagu ütlesin, toon selle näite välja, kuidas laps sünnib sealt ema kehast välja. Ema surub ta välja, see ei ole kummagi jaoks mugav ega kerge protsess. See on väga ebamugav, see võib olla väga valus protsess. Ta ei pruugi olla, ta võib olla. Kui see laps välja ei tule, mis saab siis? Muutumine on käivitatud. Kui meie muutusega kaasa ei lähe, mis siis saab? See laps sureb ära. Võib ka kaasa viia ema. Ja vastupidi. Ehk siis see sünniprotsess, see on läbimiseks. See võtab aega. Kellel võtab ta aega 2 tundi, kellel 20 tundi. Kui kaua võtab ta aega sellel kallil maaemal, kellega me siin koos seda sünnitust läbime, siis täpselt me ei tea seda mitte keegi. Kas ja kui valus kellelgi on, see sõltub igast ühest meist endist. Kui sünnitav ema ei oska lõdvestuda, kui ta ei oska hingata, kui ta ei oska alistuda protsessile ja ta on pinges, on tagajärjed valusamad, rebendid tugevamad, lapsel valusam tulla, pinge on takistus, hirm on pinge. Mida paremini me oskame ennast lõdvestada, mida rohkem me läheme olemisse, usaldusse, alistumisesse, ehk me enam ei proovigi mitte protsesse juhtida, vaid alistuda ja leevendada, kergendada nende protsesside toimumist. See on see, kus me sinuga oleme. Verekuu toob välja selle sinu sureva mina,
selle, kes sa enam ei ole. Kõik need varjud, mis enam ei kehti. Ja annab sulle võimaluse. Igaüks valib, teeb valiku, otsustab, kumba teed mööda ta tegelikult astub. Seda tema jaoks võimendatakse. Seda me olemegi rääkinud, see viimane pool aastat vähemalt, eks ju. Emotsioonid on võimendatud. Kalad mängivad siin ühte suurt rolli, sest et paljud meie koostööpartnerid seal planeetide näol on hetkel kalades. Ma ei hakka sulle valetama, kes. Ma ei pidanud seda nii tähtsaks, minu arust oli Veenus, aga Veenus on seotud ka meiega, on seotud jumaliku naisprintsiibiga, on seotud maaemaga. Ja see on see paradoks, mis on natukene raskendav, aga samal ajal ongi seotud selle kehasüsteemi muutumise protsessidega. See emotsioonide tasakaalustamine. Luunasõnumid on mul laua peal. Siin on meil mitu täiskuud, siin on meil varjutust. See tasakaalustamine, just nimelt ta seda veel kordab, see oli ka eelmine kord, see adjustments are required. Ehk siis meie enese sees tasakaalustamine on see, mis on vajalik selleks, et mängida seda pilli, et see pill oleks hääles, tuleb teda tasakaalustada, häälestada. Seda aitab sul kõige rohkem teha, mitte millegi tegemine, voolamine, lubamine, alistumine. Joo vett, jaluta õues nii palju kui saad. Tegele nende tegevustega, mis sind toidavad. Siin all ei mõtle ma mitte söömist, vaid on see siis kelle jaoks joonistamine, kudumine, heegeldamine, laulmine, tantsimine. See vaheldub, ära jää ühte kinni, luba olla voolamises. Looming väljendub väga erinevatel viisidel. Meie töö on ka meie looming, sest et ta juhatab meid ju looma küll ühte, küll teist. Kõik see uue maailma bränding ja kõik need pildid, mis me oleme suunatud looma ja järjest muutma ja see on kõik meie jaoks väga põnev tegevus ja kui see kõik sujub, koostöö sujub hästi, siis see on imeline tulemus, eks ju. See, mida see kuu meile ütleb, on sõna otseses mõttes vana tsükli surm. Sellepärast see portaal ongi resurrectioni portaal, see ümbersünni portaal. Mitte niisama ei toimunud need sündmused 28. Lähis-Idas. Kõik toimub põhjusega. Põhjusega halvati just nimelt seda kohta, sest sellest kohast ehk siis Dubaist sõltub enamus globaalsest lennuühendusest, ärimaailma ühendustest ja nii edasi ja nii edasi. Loodame, et kõik saavad ilusti sealt koju toodud, kes seal siiamaani veel on. Hoiame neile pöialt. Praeguse informatsiooni kohaselt on nad täna öössel sealt välja toodamas. Rohkem seda teemat hetkel ei puuduta. Ja läheme edasi sellega, mis meil siit on öelda.
Ehk siis nagu sa said aru praegu, see portaal ei ole uue sünd, vaid see on vana surm, aga surmaga kaasneb uue sünd. Nii, mida ma tahan sulle veel rääkida siin, sest ma olen siia omale pidepunktid pannud, eks ju. See 3 ja 3, räägime edasi sellest 3 ja 3, 33. See on see imede sagedus, eks ju, kui see on teadvustaseme tõus, see on järgmine evolutsiooniline teadvuse tase. Sellepärast on ka see kehamasinate ümberehitamise projekt 33, mida me oleme siin siis sinuga koos tulnud kogema ja toetama. Siis see 3 ainsus ja teine 3, see jumalik juhatus, need on omavahel väga tihedalt seotud, eks ju. Siin on nüüd see peegelportaal mängib oma rolli, mis oli 26. veebruaril, on ju. Kui sa ei ole veel seda näinud, vaata see üle või vaata ära. Sõnumid tulevad läbi sinu. Kõigi meie teadvus tõuseb. See ärkamine, mis on kiirendatud olnud viimase aasta jooksul, kus väga palju kollektiivist on hakanud ärkama ja märkama, siis need ärkajad ja märkajad, nende teadvus tõuseb. Kas magajatel teadvus tõuseb? Ei, nad on lukus. Kui nad ärkavad, siis on neil võimalik teadvus tõusuga kaasa minna. Nii. See tähendab, et aktiveeruvad sinu sisemised portaalid, kus on see väike mina, kus on see sinu sisemine teadmine, tarkus, see südametarkus, kus sa oled iseenda jaoks see kõige parem lapsevanem. Ehk sina alustad seda enda toetamist, enda hoidmist, lõpeb tänasega ära ootuste ja lootuste mäng. Sest edasi kehtib ainult tõde. Sa ei saa enam endale valetada, sa ei saa ennast petta. Sest see ei teeni sind, see hävitab sind. Kõik edasiliikumine, see on korduslause, eks ju, toimub südame järgi. Ja see oli ka vägagi selle peegelportaaliga seotud 26. veebruariga. See südame tervendamise aeg, mis oli viimane aasta, see Hermiti aasta, kus me tegelesime kõikide nende sibulakoore kihtidega, vabastasime neid, andsime neid ära ja liikusime südame järgi usalduses edasi. Vot see on teinud sind tugevamaks, see on teinud sind julgemaks. Sa oled jõudnud siia, kus sinu selgroog, see sauade kuningas või kuninganna, see kannab sind. See neitsi kuu praegu konkreetselt ütleb, et kogu su tähelepanu on ainult sinu keha peal. Miks ta meile juba eelmine aasta rääkis sellest kehamasinast? Just nimelt selle röövikust liblikaks saamisega. See kookonis olemise aeg, see on nüüd täis. Kõik muliseb, samal ajal kehas toimub nii palju protsesse. Kõik muliseb, suriseb, vilistab. Ma olen sellega nii harjunud. See on imelik, kui kõik need asjad vaikivad antud hetkel. Umbes 11 ajal tulid tohutud viled jälle välja ja see oli täpselt see, kui oli käivitunud see kuuvarjutuse 5-tunnine protsess. See võib
võis, kui sa vaatad, eks ju, siis sinu jaoks see oli juba aeg tagasi natukene võib-olla, aga võib ka olla selles hetkes, eks ju. Nagu ma ütlesin, väga erinevaid kehatundeid esile tuua, sest see energia on nii võimas. Ta on nii paljastav. Ta on intensiivne. See, mis toimub selle teadliku olendiga, kui tema selgroog on sirgeks saanud, kus ta teadvustab, et me ei oota mitte kedagi. Me ei oota mingisugust päästmist. Meil ei ole enam olemas ohvri rolli kui sellist. Siin on tervenemine, tead mis on, ma ütlen sulle kohe, see pilt, mida ma ladusin välja, selles olid ainult 2 õiget pidi kaarti, tegelikult olid kõik kaardid pea peal. Ja see on jällegi, ma keerasin nad õigeks, aga see sõnum ütles konkreetselt, et kõik ongi pea peal. Kogu meie elu, meie korraldus, kõik on pea peal. Pea peal sünnib laps. Me sünnime uueks. Kas me sünnime üleöö uude kehasse? Ei. Me vahetame seda kostüümi selles elades. Ja see, kuidas see vahetus toimub, sõltub ainult sinust. Kui sa ei ole jällegi vaadanud, Rama kordab, võta sealt ERR-i Jupiterist see Titaani film ja vaata seda filmi, et sa saaksid aru, et see on protsess, mille läbimine sõltub sinust. Lihtsalt, et jälgida seda protsessi, et saada aru, kui pühendunud on see peaosa täitja oma eesmärgile. Samamoodi, see sisu jäta kõik, see pole üldse tähtis. See, et ta läheb sinna ja see, et see on läbi nende ja nende süsteemi osade juhitud, see pole ka üldse tähtis, vaid keskendu selle peaosatäitja rollile, kuidas ta läheb seda teekonda läbima ja kuidas ta seda läbib. See on tähtis. Kui me oleme aru saanud, et me ei oota päästmist, me ei ole ohvrid, mis see omakorda meie jaoks tähendab? See tähendab seda, et kui sina oled teadvustanud ja oma selja sirgeks löönud, siis ainuüksi oma kohaloluga toetad sa teisi ärkavaid olendeid. Ainuüksi oma kohaloluga. Mitte kellelegi ei ole vaja mitte midagi tõestada, mitte kellelegi ei ole vaja mitte midagi kinnitada, vaid enda eest hoolitseda. Sest sinu keha ütleb sulle, millal, mida, kuidas, kui palju. Nii, mida toob see kuu veel meile välja? Kõiki neid emotsioone, mis sa oled enda eest ära tahtnud veel peita. Pole julgenud võib-olla neile otsa vaadata. Siin on kindlasti praegu olnud väga suur roll viimasel ajal unenägudel. Ma väga loodan, et sa pead enda jaoks oma alkeemiku päevaraamatut. Me oleme selle sulle teinud, kui sul seda veel ei ole, sa saad selle meie käest. Aga see enese jälgimine, see on sinu kõige tähtsam töövahend, eks ju. Kõik need tõed, mis tahavad inimeste vahelistes suhetes välja tulla, lõpetada vanad asjad, mida ei ole vaja enam edasi toita. Ehk siis jällegi, need viimased portaalid on meile väga täpselt öelnud, ära palun anna oma energiat rohkem sinna, mis sind ei teeni.
vaata, mida sul ei tasu endaga kaasas kanda rohkem. Sest see kõik on su jaoks lisaraskus. See lisaraskus, mida ei ole vaja enam kanda. Me liigume edasi kerguses ja usalduses, et meil on igas hetkes kõik, mis meil hetkes on vaja. See on see viimane, see suur puhastamine praegu, eks ju. Nii. Sellest ohvrist, kes me ennem võib-olla veel olime kollektiivselt, on saamas uus kollektiivne looja. See maag, see maagiaasta, mis toetab meie loojaks sündimist. Me sünnime ümber loojateks ja kui me oleme teadvustunud, siis me teadvustame, et me oleme kõik võimsad olendid ja meie oleme loojad. Ja meile on antud kätte tööriistad, abivahendid, mis aitavad meil luua. Seda erinevatel tasanditel. Ja mida rohkem teadvustunud olendeid praegu oma selgroo sirgeks ajab ja ütleb, et ma olen, mis ma olen, kes ma olen, kus ma olen looja siin maa peal. Seda rohkem imelisemaid abivahendeid, tööriistu, imelisi lahendusi meie kätte jõuab. Me ei pea neid otsima, vaid me peame lubama neil endani tulla. Ja järgmine lause mul on pandud kirja, sa ei ole enam otsija. Nii et täpselt see ongi see, mida rõhutada. Sa ei ole enam otsija, su energia ei ole mõeldud enam otsimiseks. See oli selles vanas raskes energias. Nüüd sa oled hoidja, kandja, juhataja, näitaja, suunaja. Ehk siis ma kordan, sa ei ole sinu vana sina. Ma ei ole minu vana mina. Ma luban ennast ümber ehitada ise seda protsessi maksimaalselt toetades ja aidates. Nii, mis ma veel tahan sulle öelda? Rääkisin nendest kehatunnetest, eks ju, et võib-olla oled tajunud ka seda äkilist selgust või just nimelt äkilist arusaamist, et vot see on see, mida ma kindlasti enam ei tee. Või kui sa tegid siiamaani, andsid liiga palju endast ja vastu ei saanud midagi, siis sa saad aru, et see ei aita mind, see lõhub mind. Vaata oma tegevustele, just nimelt tegevustele otsa, keda need teenivad. Toon sulle siia nüüd lahenduse. Minu näpukestega näide. Need näpukesed on tõesti seda füüsilist raskust. Nad ei ole selleks, see kehamasin ei ole selleks, sest meie väljund on hoopis teisel tasandil. Ja kui me liiga palju koormame seda kehamasinat, annab meile märku. Ja see kõik taandub tegelikult, eks ju, jällegi sellele stressihormoonile, närvidele. Ja andsin sulle teada, et kõik paraneb, eks ju. Ilusti juba kõik läheb hästi uueks ja kõik ja see muutus, mis toimus Peegelportaalis 26. veebruaril, meie oma elus. Me jäime jälle üleöö ilma oma sõiduvahendist. Jälle ütlen, sest see on olnud korduvalt meie maailmas niimoodi. Teisi number 1 lahkus meie juurest Miamis üleöö. Talle sõideti sisse, auto läks maha kandmisele. Sellest ei saanud mitte midagi. Teisi number 2, kes praegu veel seisab mu lõue peal, aga ma ei tohi tega tee peale minna, sellepärast, et teda ei eksisteeri argisüsteemis. Pikk jutt.
mida ma praegu sulle siia lahti ei räägi. Kuidas see niimoodi on juhtunud? Väga põnevad kogemused oleme me endale ette kirjutanud. Ja teda varsti enam ei ole ka siin õue peal. Nii et on käivitunud järgmine samm. Astume uuele tasandile. See uue käivitamine, see tulihobune, kes tõi meile need kiired kappavad sammud. Uue elu alguse, samamoodi algas meie hingel täiesti uus 7-aastane ring, eks ju, eelmisel aastal. Sügis oli ettevalmistus sellele ja teadmine, et mingil hetkel läheb väga kiireks. See kiirus on käes. Need äkilised selgused, need magamata ööd, need on toonud sellele kõigele vastuse. Ja näed seda pilti jälle, seda, kuidas seda puslet kokku pannakse, kuidas need tükid pannakse kokku. Mul anti kasutada täpselt seda autot nii kaua, kuni oli vaja, sellepärast, et nüüd peab muutus toimuma. Kuidas saab muutus toimuda, kui sa oled oma mugavusmullis? See mull tuleb lahti teha, katki teha ja seda saab teha erineval moel. Või pabah! Antud hetkel tehti aga keha reageeris kohe sellega, et tekkis ikkagi kehasse uuesti stressihormoon, kortisool. Me jäime auto kasutamise võimalusest ilma. Õnneks on meil jalgratas. Nii, see tähendab liikumisvõimekus meil säilib. Me saame minna poodi. Kõige lähem pood on 6 kilomeetrit, teine on 12 kilomeetrit. Ka naabrinaine ütles, kui nemad lähevad poodi, siis nad võtavad mu kaasa. Kõik töötab. Nii, see on nüüd juba paari päevaga selgunud. Aga sellele paugule järgnes ju kohe järgmine. Lapsed ei saanud tubaist välja. Laupäeva hommikul. Pühapäevaks oli mul see näpp juba väga valus ja katki jälle uuesti. Täiesti uuesti lõheneb, nii kiiresti toimub see protsess. Ja vot see ongi see tunnistus, et see kõik on omavahel seotud. Siin tuli appi mu assistent, kes mulle selgitas selle ära, mismoodi see kõik töötab ja kuidas ma praegu olen suunatud nüüd siis tõesti oma 10-päevast spa maniküüri endale tegema koos käemaskidega, ehk siis just nimelt leotamas soojas vees, toitma neid õigete salvidega, sest see, mis ma leidsin, mis hakkas meid aitama ja toetama, aitas tal paranema hakata. Ta lõi talle kaitsebarjääri, see shea või ja kõik need õlid ja need segud. Aga ma ei teinud praegu neid puuvilakindaid ööseks ja see stressi olek kehas käivitas uuesti selle situatsiooni. Ja see toimub väga kiiresti. Ehk siis selleks, et ta täielikult välja ravida, tuleb meil tõesti 10 päeva nüüd endale neid puuvilakindaid ööseks panna, et aidata tal lõplikult ära terveneda. Ühesõnaga, meil on nüüd välja selgitatud, kuidas see süsteem töötab, miks ta niimoodi on olnud ja mitte teha neid tegevusi või kui teha. Ma tegin ise valesti. Ma tegin õues neid külma ja niiskega tegevusi, vahepeal käisin, soojendasin toas käsi ja jätkasin mingi aja pärast. Aga see süvendab probleemi. Asjad tuleb kohe korraga ära teha, puud kohe tuppa tuua, vesi kohe tuppa tuua, kanalas käia, kõik see tuleb korraga ära teha. Ja siis jätta käed rahule ja taastuma. Aga ma tegin jupiti. Ma ei andnudki tal aega lõplikult taastuda. Nii palju siis sellest, kuidas aru saada oma kehamasinast, kuidas ta annab meile väga täpseid sõnumeid, kui me vaid oskame neid näha, kuulata, lugeda ja aidata. See on see imik, kes ei tee mitte midagi alguses, kui ta on sündinud, pea peal välja tulnud see pilt.
ta magab, ta sööb ja tema eest hoolitsetakse kohe, kui ta teeb häält. Su keha teeb häält ja sinu asi on hoolitseda tema eest. Kõik see jutt oli sulle siia selleks, et sa saaksid sellest aru, kuidas keha sinuga räägib. See, mida need magamata ööd on lükanud meid tegema, me oleme kirjutanud siin valmis projekti selle uue elu alustamiseks. Ja see projekt, see ei ole ainult meie projekt. Meie ülesanne on olnud käivitada. Me oleme olnud ka eelnevalt käivitaja. Siis me oleme käivitanud elulooja.ee ehk veebikogukonna ärkavale kollektiivile. Sinna juurde hakkas Raama jagama informatsiooni, mida me oleme kollektiivile jaganud 6 aasta jooksul. 6 aastat oleme me jaganud kollektiivile informatsiooni. See on olnud meie töö, ehk siis meie elust on saanud meie töö, meie tööks on meie elu. Toetada inimkonna ärkamist. Toetada selle kehamasina ümberehitamist ise selles elades. See projekt number 33 tõstab meid nüüd järgmisele tasandile. Ta võttis ära selle liikumisvahendi põhjusega meie käest. Sellepärast, et me oleme suunatud järgmisele tasandile. Selle mõtte tasandil käivitas ta 11 aastat tagasi, kui me olime Miamis ja teadsime, et me tahame minna edasi liikudes, ehk siis RV-ga, recreational vehicle. See on see majaratastel. Ennem suunati meid sealt ära tagasi Eestisse. Aga hakkasime me seda informatsiooni ja seda visiooni looma juba seal 11 aastat tagasi. Vahepeal on teekond meid viinud läbi erinevate kogemuste ja kasvamiste, et saavutada see meistritase, et astuda nüüd teele, see 11 aastat. Ehk siis see projekt kaasab majaratastel, mida me oleme suunatud siis nüüd looma. See on liikuv koolitus ja teadlikkuse ruum. Ja selle nimeks antud hetkel on saanud Raamaportal on Move. Raamaportal teel. Praeguse hetke seisuga oleme me selle info avaldanud oma kõige lähemale hingeperele hingeaias. Nüüd tuleb see välja kõikidele meie kanali tellijatele, meie informatsiooni kuulajatele, vaatajatele ja seoses sellega siis me käivitamegi sellise liikuva stuudio ja koolitusruumi projekti, mille eesmärk on luua iseseisev sõltumatu töö- ja kohtumisruum üle Eesti. Kuna kõik muutub, eks ju, see ei ole lihtsalt see van life projekt, vaid see on koostöövahend, see on koostööprojekt, kus me ei tea seda, mismoodi toimub see muutumine meie ümber, eks ju. Me oleme rääkinud sellest, et meil peab olema valmidus elada ilma elektriühenduseta ja nii edasi ja nii edasi. Inimkond üldse muutub liikuvamaks tänu erinevate ümbritsevate tingimuste muutustele. See kõik on sellega seotud. Ja seni, kuni meil veel on see transpordivahend nimega auto, siis seni ei ole mõtet tuua õue peale järgmist autot, vaid just nimelt see a la Ford Transit. Mille ehitamine elamiskõlblikuks
võtab ilusti meil selles kliimas oleva sooja aja, kus me samal ajal juba oleme võimelised liikuma mööda Eestit, sest Eesti on niivõrd kompaktne, et ühest otsast teise sõitmine võtab aega mõned tunnid. See eesmärk liikuda kogukonnast kogukonda ja olla füüsiliselt kontaktis nende ärganud olenditega, samas teades, et kõik süsteemid muutuvad, kaasa arvatud koolisüsteem, millega me oleme põhjusega seotud olnud, siis kõik see hõlmab ka nende noortega kohtumisi läbi koolisüsteemi, kogukondadega kohtumisi, kus me ei sõltu liikumisvahendist, kus me ei sõltu hotellidest või Airbnb-dest, vaid me saame olla omas ruumis koos oma kaitsjatega ja maandajatega, ehk siis Miilo ja Molliga vähemalt. See, et me oleme motivatsioonikoolitajad, treener, joogaõpetaja, seda väljundit, mida kogukonnale pakkuda, kogemusnõustaja päris läbi elu kogemuste, praktiliste töötubade korraldamise kogemusega, seminaride korraldamise kogemusega. Rahva suunabki meid täiesti uuele tasandile läbi eelnevate kogemuste. Sest et see on see südame koostöö, südame tasandi koostöö, kogukonna tasandi koostöö, selle uue ruumi loomine, mida mitte keegi meie eest ei tule looma, vaid see on meie luua, sinu ja minu. See liikuv ruum võimaldabki meil kõike seda teha. Nii, ma kogu projekti sulle praegu ette ei loe, ma vaatan lihtsalt, mis ma veel tahan. Ja see võimaldab meil salvestada raamaportaale koha peal, ka sinu osalusel, vestlusi koha peal. Järgmine loogiline samm meie töös ja elus. Sest 6 aastat oleme me inimkonna teenistuses juba olnud. Elu on andnud meile kogemise läbi 44 erineva pesa, sa tead, eks ju, see on hõlmanud nii alates 10 ruutmeetrisest kööktoast kuni 1000 ruutmeetrise majani, sinna vahele erinevad korteriversioonid, 1, 2, 3, 4 toalised, 1, 2 vannitoaga, mis iganes variante me oleme läbi kogenud ja elanud. Samamoodi oleme me elanud telgiga metsas, samamoodi oleme me elanud autoga teel, samamoodi oleme me elanud haagises. Ehk siis see vana talu kogemus, kus ma praegu olen viimased 3 aastat veetnud ja kogenud seda basic life'i, baasvajaduste katmist, kus sul on vesi kaevus ja meil on ka elekter olemas, siis olles kursis kõikide nende automajade ehitamistega ja neid tohutult palju läbi vaadanud, teades, mida me tegelikkuses vajame, sest väga paljud, kes alustavad oma automaja ehitamist, ei tea, mida nad tegelikult vajavad. Siis meie teame täna, mida me vajame ja mida tegelikult üldse vaja ei ole, mille peale raisatakse nii palju aega ja
erinevaid energiaid. Ja see kõik on küpsenud meie sees aastaid ja nüüd on ta siis antud vabaks, et ta läheb käiku. Praegu saad sa sellest teada ja selle projektiga liituda kohe otse meile kirjutades, aidates võib-olla leida selle autolahenduse. Ma panen kõik selle üles eraldi eluloojasse, eraldi artiklina, millised autod selleks sobivad, mida meil on selleks vaja. Mul on nimekiri juba koostatud, mul on eelarve koostatud, mul on projekt koostatud ka hooandjasse välja minemiseks. Vot see on see koht, kus nüüd Raama ütleb, et nüüd läheme me hooandjasse. Samuti läheme me Kickstarterisse ehk siis ingliskeelsesse, sest et on ka aeg liikuda ingliskeelsesse keeleruumi. Kuna need muutused toimuvad meie kõigi jaoks järjest kiirenevas tempos, ärkav kogukond järjest on suunatud kokku ühinema, siis see keeleruumi vahe, ma olen põhjusega multikeelne, eks ju, olen seotud tõlkefirmadega olnud ja ise ka tõlkinud, nii et see kõik on olnud vajalik ettevalmistus selleks. Mida ütleb meile see lugemine siin laua peal, mida ma ikkagi vahepeal piilun ja vaatan? Kõik see eelnev info sai sulle nagu edastatud, ma tunnen, sest et nüüd on aeg vaadata otsa koos ühiselt sellele pildile, mis oli tagurpidi. Siin on väga palju suurt arkaani ehk suuri saladusi, mis olid tagurpidi. Esimene kaart, mille ma välja tõmbasin ja sulle ka näitasin, on kaart number 6. On kaart number 6. Vaata seda kaarti. Siin on kõik märgid selle portaali kohta 33.6. Seal on see täiskuu või on see päike. Mõlemad 2 ühes. Varjutuse ajal oleme me kõik üks. Ja seal on see aamor, seal on see tingimusteta armastus. Ja seal on üheks põimunud jumalik naisprintsiip ja jumalik meesprintsiip, kes tõusevad. Nad tõusevad ühinedes. See on selle portaali kandja energia, kandev energia. See, et Luuna ütles, et häälestada on meil vaja, eks ju. Luuna kordab seda, et kõik isiklikud situatsioonid, probleeme ei ole olemas, on lahenduse eelsed olukorrad. Need situatsioonid leiavad lahenduse. Ei ole vaja otsida, nad leiavad lahenduse. Tea, et kõik, nii sina kui sinu lähedased, on hoitud ja kaitstud. Kui sina hoiad ennast, oled sina hoitud ja kaitstud, sinu lähedased hoitud ja kaitstud. Uus algus on käivitatud. Uus algus on käivitatud. Ja see kaart ütleb meile seda, et me oleme väga-väga lähedal kõikide eesmärkide saavutamisel. Luuna kinnitab lihtsalt kõike seda juttu juba ainuüksi oma 5 kaardiga. Täna 5 kaarti, 5 on muutus. Mida ütleb kokku meile tänane kuupäev? 3.3 andis meile 6. Aasta annab meile mille? 1. Eks ju, me oleme selles uues 9-aastases ringis. Kokku on see 7.
see on kogu inimkonna ümbersünni uus algus, hinge tasandil uus algus. jah, tingimusteta armastuse maailmas. see on tõde. see on see hetk, kus me praegu oleme. see energia, milles me viibime. siin on meil väga konkreetselt mõõkade kuninganna. mõõkade kuninganna, kes oli meil peegelportaalis. siin on ta teistsuguses kehakeeles. seal oli see terava tipuga mõõkade kuninganna ja oli pea peal, eks ju. mis ütles meile, et laguneb kõik see, mis on ennem olnud autoritaarne. ka see kaart oli siin selles energias praegu tagurpidi, samamoodi nagu peegelportaalis. ma ise tõstsin kõik kaardid õiget pidi, sest see kaardipakk on mulle algusest peale öelnud, et me töötame õiget pidi. kuid sõnumid andis ta ju välja lugedes juba. ehk siis see tõemaailm, mis täna pea peale keeratult toob välja selle tõe. ja kohe vaatame, mida ta tahab meile öelda täpsemalt siin ja praegu. see mõõkade kuninganna, see ma ei saa neid asju kontrollida, eks ju, sa tead seda, armas. nii on. see tõemõõk kordab ennast tagurpidi maasse lööduna. siin on ta küll õhus ja kotkas on ka, eks ju. kui sa vaatad tagurpidi, siis kotkas on. see suure pildi vaatamine, see suure maailma tõe avamine toimub praegu ja no jõuliselt. meil on korduvad sõnumid ja me alustame praegu mõõkade ässa ja mõõkade kuningannaga. mis toimub illusioonis? väga kiire lagunemine. see kaarik. Oh my god. peegelportaalis oli kaarik teine kaart tagurpidi ja siin on ta meil täna illusioonis tagurpidi välja tulnud. Sest ma ütlesin 2 kaarti ainult olid õiget pidi. Mina tean, millised need olid. Ehk siis illusioon läheb kiirelt alla mäge. Näed sa praegu siin pildi peal, nad kihutavad, aga alla mäge. Ja selle kaardi selgituseks emotsioonid, väga tugevate emotsioonidega mäng. Siin on meil King of Cups, karikate kuningas. Reaalsuses koostöö, üksteise toetamine, kõik see jutt, mida just Raama jagas, milleks ja kuidas see projekt on nüüd sündinud. Sa küsid, mis saab elulooja staabist, pesast number 44, kui me hakkame looma liikuvat ühendust. Siis mis saab sellest Hermit Village'ist, Vaikuse külast? Need on kõik välja antud ja nad käivituvad täpselt nii, nagu nad suunatud on. Vaikuse küla sünd võib toimuda üleöö uutes energiates. Millal, kuidas ta siia kerkib? Seda jällegi meie ei kontrolli. Me oleme kõik enda poolt teinud selleks, et informatsioon on välja antud. Mis saab pesast number 44? Ta on siin ja kui ta on siin, siis ta on endiselt elulooja staap, nii kaua kui see on ette nähtud. Kui peaks midagi muutuma, kui universum on korraldanud teisiti, sest see muutus tuleb, kui mitte, siis ta see on. Sest ma tunnen, et see on see pesa, kus on need asjad, mida ma kaasa ei vea. Ehk siis see on see staap. See on see staap, kuhu sünnib Vaikuse küla.
Ehk siis sellest pesast saab Vaikuse küla plaanis, Vaikuse küla keskus. See on plaanis kirjas. Tema vorm muutub. Nii on. Nii. Toimub paremasse kohta liikumine. Siin on meil karikate 3. See on see üksteise emotsionaalne toetamine, rõõmu hoidmine, tähistamine, elu tähistamine, mõtetega paremasse kohta liikumine, intuitsiooni usaldamine ja vanast lahti laskmine. Nii, kui ma nüüd need kõik sulle õiget pidi panen ette, siis siin on meil High Priestess ehk ülempreestrinna, see intuitsioon, see sisemise hääle kuulamine, see toimub praegu. See on see, mida me kõik teeme, see eelnev jutt kõik, kus me oleme, see portaal, see eelnev töö oma mõtete valitsemise osas. Ma usun, väga paljud teist saavad ise aru, kui palju nad on edasi liikunud sellega ja me liigume järjest paremasse kohta. Hurraa, seda tasubki tähistada. Selle üle tasub rõõmu tunda, ennast kiita. See lapselikkus tuleb välja tuua. Siin on küll nagu siukene a la lõbumaja pilt, aga too see lapselikkus ja see rõõm välja. Ja tantsi ja laula ikkagi. Ja ära hoia millestki kinni. Tagurpidi müntide 4, mäletad jällegi. Peegelportaalis müntide 4 alustas, müntide 4 lõpetas. Tagurpidi. Nii, millega on seotud kollektiivi hirmukesed? Emotsioonidega, et ei, väga suured muutused hirmude koha peal, et ei suuda valitseda ennast, oma tundeid, muutusi, raske energiaga hakkama saamist. Tule 9 on siin meil, sauade 9, see haavatud sõdalane, see raskuse kandmine, üks samm veel ja ma saan vabaks. Ehk siis on vaja rohkem teadvustada seda, et siin on hierofant meil. Ehk siis hirm on seotud nende meist sõltumatute muutustega. 5 on muutused. Et emotsionaalselt ja füüsiliselt ei pea neile vastu. Selline hirm. Kuidas sellest hirmust üle saada? Mitte läbi vastuseisu, see kaart oli tagurpidi. Siin on nüüd see sauade 7, see vastuseis, see enesekaitses olek, see ei aita sind, vastupidi. Sul on vaja alistuda. Järgmine kaarik tuli siia. Alistuda sellele teekonnale. Näed sa, ma näitan sulle õiget pidi niimoodi, et mitte hoida ennast vastuseisus maailma osas, vaid minna energiavooluga kaasa, usaldada seda kiiret liikumist. See aitab sul hirmudest üle olla nende sinu poolt kontrollimatute muutustega kaasa minnes. Jah. Keda sa saad usaldada? Kohe ütlen sulle teise kaardi, aga põhisõnum on teine lovers, sest selles pakis on 2 armastajate kaarti. Teine, 3, 2 ja 2. Nii, keda? Vau, milline flip. Seesama raskuse mahapanek, näed sa saad usaldada tasakaalu loomist endas. Ennast kõige paremal moel hoides, armastades. Seda tasakaalu endas luues.
see on kaart number 6, see on see, kus me oleme, see on jumalik naisprintsiip, jumalik meesprintsiip. Selle tasakaalu loomist saad sa endas usaldada. Kui sa paned kõik raskused maha, näed sa, tuli siia, see hirm oli selle ees. Ja mida sa saad usaldada? Kõik see maha panna, see koorem, mida sa oled siiamaani endaga kaasa vedanud, seda ei ole vaja vedada. Tervendab meid see anna mulle juurde, mul ei tule see sõna jälle välja. 2 viite pluss maailm, 21, koostöö, kõige lõpetamine, uue alustamine. Aga tervendab sind, siin on nüüd 2 viite, mis on pea peal. Puudusteadvus ja hüljatus ja lein. Ehk siis nendest vabanemine. Need ei ole sinu, need on vana maailma programmi osad. Ei ole lein sinu oma, ei ole süü sinu oma, ei ole häbi sinu oma. Sa ei pea neid kaasas kandma, seda raskust. Ei ole puudusteadvus sinu oma, sest sul on küllus. Kui sa oled usalduses, siis on kõik sul alati olemas. Terve maailm. Maailm on meil siin veel laua peal. Ehk siis need sõnumid aina võimenduvad. Meil on laual praegu juba 1, 2, 3 viite, 5, 5, 5. Meil on 2 kaarikut. Meil on kuningad, kuningannad. Meil on topelt armastajad. See, millest tuleb loobuda, seda ei otsusta sina enam, sest siin on saatuse ratas. Siin on saatuse ratas, mis pöörab ootamatult. Muutused tulevad nii kui nii. Muutused tulevad kiired, järsud. Kellel suuremad, kellel väiksemad. Muutused tulevad alati ootamatult. Meie esimene suurem muutus sai alguse peegelportaalist. Järgmine tuli ülejärgmine päev. Muutused. Mida sa tahad öelda? Teile selgituseks. Ehk siis millest me peame loobuma? Millest me loobume? Ahah. Ta ei ütlegi väga palju muud. Okei. Kaart number 11. Justice. Õiguse mõistmine. Kohtumõistmine. Ja müntide printsess. Saatuse rattaga koos. Millest on vaja loobuda? Kuidas sulle tundub? Kinni hoidmisest, eks ju. Müntide poiss on see, kes on materiaalne. Ja saatuse ratas ütleb, et sul tuleb loobuda kõigest sellest materiaalsusest. Sellepärast, et õiglus, kohtumõistmine toimub. Igaüks saab oma teenete järgi. Ja see on ju see, mis toimub edasi liikumisel. Kui me oleme uude sagedusse astunud, siis seal kehtivad universumi seadused ja tõesti kõik hakkab toimima selle järgi, kuidas sa külvad, mida sa külvad, seda ka lõikad. Mida hetkes manifesteerida?
täiskuu ei ole manifesteerimise aeg. Kordan. Kuu loomine ja noorkuu on. Aga meie lugemises on see koht, ehk siis mida soovida, kuhu suunata oma fookus, saame praegu küsida. Ettevalmistusele. See on seotud müntidega, see on seotud kehaga, see on seotud emotsioonidega. Pööra oma tähelepanu oma emotsioonide valitsemisele. Siin on karikate rüütel ja müntide 2 harjutamine. See žonglöörimine, valikute tegemine. Tee teadlikke valikuid ja otsuseid, sest mitte keegi neid sinu eest teha ei saa. Kui sina ei tee, siis teeb keegi teine, just nimelt. Mitte ei saa, vaid siis teeb keegi teine need sinu eest ja sina oled järgmises plaanis sees, mitte oma eluplaanis. Nii, mis toob meile rahu? Siin on meil maailm, see külluslik, imeline maailm. See on see, kuhu me liigume. Ja ta kinnitab meile siin seda. Ja milline kaart tuleb meile siia juurde? Kõikide soovide täitumine. See karikate 9 ja maailm. On see 1 kaart? Jah, see on 1 kaart. Kuhu me siis liigume kõige selle tulemusena? Kõikide soovide täitumiseni. Ja need soovid, tuletan meelde, kui sa lood oma päeva ja visiooni, see ei ole see, et ma tahan seda valget kädilläkki või on ju. See ei ole seotud vana maailma materiaalsusega. Vot siin on nüüd see, mis kinnitab seda. Sellest tuleb loobuda. See, kuhu sa liigud, on see, millisena sa tahad näha enda ümber olevat kollektiivi. Kuidas toimub suhtlemine, kuidas toimub uue maailma ülesehitamine, selle loomine. Nende soovide täitumine, selle rõõmu ja rahu ja õnne jagamine, külluse jagamine. Sinna me liigume. Meil on jäänud 3 kaarti. Nii, ja me võtame nad hingetarult. Kuidas ja millega toetab meid? Praegu päike. Oppadi. 2 järgmist kaarti, mis meil on. Nii. Kõik 3 kaarti anti mulle korraga välja. Ülejäänud kõik on tagurpidi, neid me ei vaata. Siin on meil karikate 6. Karpide 6. Need 2 nunnut. See rõõm. See hoolivus. See üheskoos liikumine. See number 6. Tunded, rõõm, emotsioonid. Päike toetab, ehk siis igal võimalusel jällegi lae ennast päikese poolt, ta toetab sul kõike seda. Kuu, maag. No kas me imestame? Ma täna ei ole sõnatu. Me isegi ei imesta mitte, et siin on meil ronk ja maag. See teadmine, see loomine, see sisemine jõud ja usaldus. Luna ütleb, et see on tema poolne tugi. Ja me oleme oma kõige tugevamas kuuvarjutuse hetkes. Me alustasime kella 1. Siis kui ta ütles, nüüd me oleme juba läbinud selle koos sinuga, sest salvestus on üle tunni pikk. Ja me jõuame tulemini
ja see tulem on pea peal. See on poodu. See on see raagritsikas siin tagurpidi rippumas. See kannatlikkus, kaart number 12. See on 3. Perspektiivi muutus. Nii nagu terve lugemine tuli pea peal, ütles, et kõik on pea peal, nii on ka tulem kinnitamas. Perspektiivi muutus. Kõik algab täiesti uuesti. Oi armas, imeline portaal on meil olnud ja ma tunnen ennast suurepäraselt kõike seda sulle olnud edastatud. Nüüd ma võtan ruttu oma nunnud, istun laenatud autosse, mille tõi mulle kallis automehaanik praegu õue peale ja sõidan hambaarstile kostüümiproovi. Ehk siis lähme vaatame, kas meil õnnestub seda kostüümi siia suhu panna. Saame me endale need hambad siia praegu ajutiselt või nad ei ole määratud siia tulema. Sellepärast, et need ülejäänud lahendused on juba käega katsutavad. Aitäh sulle, armas, kes sa meiega lõpuni jõudsid. Aitäh, kes sa meiega teekonda jagad. Aitäh sulle, kes sa meid toetad. Tänu sinule on nii palju võimalikuks saanud. Tänu sellele toetusele on meil täna ka kohale jõudmas sügavkülmakapp, mis juba on ka ostetud selle eesmärgiga, et ta saab minna sinna liikuvasse raamaportaali ehk siis bussilahendusse. Aitäh sulle, kes sa aitasid Miiloga käia ära operatsioonil. Miilo on paranenud super hästi, kõik on korras. Aitäh sulle ja järgmise korrani. Namaste.